Tere, armas Suvariigi kuulaja. Tere kuulamast Suvariiki. Mina olen Märt Belkin. Tere, mina olen Ain Vaida. Ja see on Suvariik. See on Suvariik. Mida või siis aru saada juba sellest, kui me ütlesime 3 korda Suvariik. Jah, see on Suvariik. Ega me oleme ise ka selle nimega alla andnud, nüüd see on lihtsalt Suvariik. Ei, no see on Suvariik, me ütleme, see on Suvariik ja siis see on Suvariik. Jah. Möödas on 2 nädalat sellest, kui me oleme 11 näinud. On olnud pikk aeg. Isegi rohkem kui 2 nädalat, sest 2 nädalat ja tervelt 1 päev on möödas. Sina käisid vahepeal puhkamas. Kuidas oli? Kuule, päris hea oli. Ma lubasin, et ma teen sulle review pärast, sest et sa ütlesid, et sa oled veits kade ja sa ei ole kunagi ka käinud niimoodi, et sa lihtsalt lebotad. Paketireisil. Ja paketireisil. Smartlinks või? Ei olnud spetsiifiliselt Smartlinks, mingi testuur oli, nagu me läksime täpselt pärast hooaja lõppu, nii et põhimõtteliselt ainult mingid enamasti venekeelsed tuurid olid saadaval ja väikki ja nii edasi, aga sellest hoolimata oli väga hea. Aga kes oleks võinud arvata? Kas te tegitegi seda, et te vaatasite lihtsalt mingi paketireis.ee või whatever, paketireis24.ee võtsite viimase hetke pakkumise lihtsalt? Estravelist võtsime viimase hetke pakkumise seepärast, et ma käin ühes mälumängusarjal, kus meil eelmine aasta me saime mingi Estraveli kinkeraha auhinnaks. Natuke. Ja siis tuli ära kulutada aasta jooksul. Veel ei oleks tingimata pidanud, aga abiks ikka oli. Perfect timing. Ja oli mõnus. Oli all included? Oli all included. Peaaegu ühtegi toidumürgitust isegi ei olnud. Peaaegu? No ühe korra ma ise vist, ma sõin mingi imelik asju kokku koosist. Natuke oli halb korra. See on, ma arvan, päris hea nädala aja kohta. Ja mul oli esimene kord käisin vanades varemetes, Kreeka varemetes, Karoma varemetes. See on cool. Seal on see koht üleval pool vanas. Oli äge poste vaadata? Postid olid, majad olid, varakestlik kirik oli, kõik oli olemas, väga kaunis. Me vaatasime Jordaanias, vaatasime ka vanu varemeid ja see on päris äge. See on päris nagu lahe, et siin on lihtsalt küngas, kus on suvalised asjad. See on fun. Ja see oli selles mõttes ka tore, et see oli Türgi asul on seal Pamukkale, seal on mingid kuumaväelikad ja vägid ja siis seal on vana linn Hieropolis, mis oli varemetes. Ja meil oli ka turismigrupp, seal oli nagu see siuke Türgi stiilis, et mingi hästi pikk roadtrip, mingi 500 kiltsa ja siis seal vahepeal olid mingid, siin on mingi kohalik veinikasvatus, 10 minutit tuuri ja ostke kõik asju ja siis mingi Kalliskivi vabrik ostke asju ja nii edasi. Ja lõpuks oli ainult mingi 3 tundi koha peal. Aga siis me irdusime lihtsalt grupist ja siis ma olin lugenud obsessiivselt selle koha kohta. Olin lugenud inscriptioneid kreekakeelseid. Ja siis ma tegin kaasa ka privaattuuri. Selle asemel, et osta asju? Kohalikku majandust toetada? Ei, see mõttes, need olid enne, vaata. Need olid bussipeatused, sa ei saanud midagi muud teha, kui olla või osta asju. Sul öeldakse fotostopp. Aga väga tore oli. Fun. Ja seal on mingi varakestlik kirik, mis oli, kus on üks apostlitest väidetavat martüürimit saanud. Ja see kaevati välja mingi alles ala 20 aastat tagasi, 10-20 aastat tagasi. Kirik või apostel? Üks kirik ja apostlihaud. Ma ei oleks arvanud, et see küsimus tekitab selle. Põhimõtteliselt apostel ise, ma ei tea, kas ta on sealt välja kaevatud. Haud on küll olemas, nagu nüüd. Ja see väga mitte kedagi ei olnud seal, sest et see ei ole nende turismimäppide peal nii väga. Fun. Üli fun. Ja peaaegu keegi ei üritanud meile müüa mingeid odavaid asju. Good price for you, my friend, ei tehtud sulle. Ja vene keelt oli väga palju. Aga see ei olnud nagu väga hull. Veits weird oli näha, vaata, kui see pagasilindi peal ootad oma pagasit ja näed, et kõrval on mingi Sankt Peterburg ja Smolensk ja see on nagu okei. Kas te ei valutanud endale ühte suvituspiirkonda juba või? Teil juba 11 aastat on. Aga mitte nii hull, kui Egiptuses öeldakse mulle. Okay. Vene vägiga maa. Mina terve selle nädala, kui sina puhkasid, mina olin
PÖFF Shortsi žüriis, kus see oli väga-väga kihvt. Me vaatasime, rahvuslik võistlusprogramm tähendab seda, et Eestis tehtud filmid ja animatsioonid olid see, mida meie vaatasime ja minuga olid žüriis koos 2 erinevate lühifilmide festivalide siis korraldajad, kes mõlemad siis valivad nagu vaatavad tuhandeid lühifilme läbi, et kureerida neid filmifestivalide programmi. Üks teeb Viinis oma siukest alternative festivali ja teine teeb Berlinaalet, on ju. Ehk siis nagu väga-väga prood lühifilmi vaatajad ja siis ongi see, et kuna see on rahvuslik programm, siis nad alati võtavad kellegi eestlase, kes annab mingit kohalikku perspektiivi asjale juurde. Ja see oli selles mõttes äge, et ma jah, tore oli näha, et ma nagu et meie arvamus nagu tihti ühtib ja ma vahel pidin ainult natuke selgitama, et see on sellepärast huvitav et siin on nagu see Eesti nüanss sees, on ju. Et selles mõttes must oli kasu ka ja see oli ääretult äge, sest ma olen käinud PÖFFil paari filmi vaatamas, on ju. Iga aasta võib-olla vahel satun paarile filmile. Nii palju, et kui ma seda PÖFFi logo alguses näen, et siis mul läheb nagu süda natuke seest soojaks ja tore on ju. Aga et nii palju ja nii intensiivselt ma ei ole varem osalenud selles asjas ja see oli üli kihvt. Ja siis PÖFFi avamisel, mis toimub Alexelas, pidas kõne ka kaitseminister Hanno Pevkur. Ta pidas seda kõne ilmselt sellepärast, et tal oli 500 000, mida ta kavatses Eesti filmile anda kaitseteemalisel filmile. Vaata, Ameerikas on ju hästi palju tegelikult sõjatööstus toetab filmide tegemist ja samamoodi Eestis ka kaitseminna on tegelikult õla alla pannud näiteks detsembri kuumusele väidetavalt ja mingi... nimed Maamuri tahvlil oli esimene. Just, et see on nagu tegelikult asi, mida tehakse nagu nii on ju. Ja siis ta ütleski, et jah, et ja nüüd kuna kaitse on oluline ja nii edasi, et siis 500 000 filmitegijad, palun. Hästi tore tegelikult, nunnu žest näha on, et ainus koht, kus veel raha on kaitseministeerium on ju. Aga mida ta tegi, oli see, et tal oli siuke pikk kõne kaitsest ja filmist ja siis ta kõigepealt tsiteeris ühe korra Mel Gibsonit mingis filmis. Ja siis seal on niimoodi, et tema räägib eesti keeles, taustal on suur ekraan, kus on tõlge inglise keelde. Tõlkel on siuke suur paragrahvi jagu, siuke lõigu jagu teksti korraga, et ei tule lause haaval. Ta loeb paberilt maha, seega see tõlge on 1:1 sisuliselt, on ju, paar sõna siin muutub, on ju. Ja siis ta tsiteerib oma Mel Gibsoni ära, mis on kõige jaoks natukene awkward, aga me kannatame ära ja siis tuleb järgmine see paragrahv sinna üles ette, lõik tuleb ette, on ju, kus lihtsalt jätkub suvaline mingi kaitseteemaline, filmiteemaline asi ja siis üllatuslikult ta tsiteerib veel korra Mel Gibsonit ja selle peale kogu Alexela hakkas naerma, sest sa oled juba ühe korra seda teinud ja siis sa ütled nagu Braveheartis filmifestivalil. Vaata, see on täpselt see, mis me rääkisime selles viimases Patreonis Sirbist, et see, et sa lähed filmifestivalil ja Bravehearti tsiteerima on natuke nagu see, et sa ütled arvutimängud, see on Call of Duty. Vaata, mingil Comic-Conil on ju. Et see oli nii naljakas. Ma lihtsalt uskumatu. Nagu öeldakse, minu lemmikfilmis klassi kokku tuleks, siis munad jäävad sauna külge kinni või midagi. ja sisuliselt siuke, see oli nagu väga naljakas asi. Olen isegi väikest viisi filmimees. Ei ilmselgelt keegi oli selle kõne kirjutanud ja keegi oli selle sinna ekraanile ära tõlkinud, on ju. Festivali korraldaja ei hakka ministrile ütlema, et veid sa nagu kohatu Bravehearti tsiteerida. Aga vaata, kes see tubli nõunik oli, tema on, ütleme, tore, et ta kaitseministeeriumis töötab, mitte kuskil filmi peal, et see ei ole tema ala, vaata. Ta mõttes kaitsefilm, Mel Gibson. Ja vaata, lisaks... see on sümboolne Braveheart võitlus Eesti rahvus. Jaa, aga... Šoti rahvus. Seda nad arvasidki, jah. See väga naljakas. Vaata, Mel Gibson on veitsa hull ka viimasel ajal. Ja see on kõige hullem, et see on nagu see kestluse passioon. Ja seal on nii palju neid leiereid, miks see on nii naljakas. Aga tal oli endal ka natuke awkward, aga kõik olid väga viisakad. Väga äge. Ja siis oli Granaadi-konverents oli ka. Seekord olid laval, jah? Ja, ma olin eelmine kord ka laval. Olid või? Olid jah? Olid küll, jah? Õige. Millegi tõttu mitte keegi ei tea, et ma olen seal kunagi esinenud. Kõik inimesed kogu aeg üllatuvad sellest. Ma olin üllatunud, jah, seepärast, et sina olid ja Popovi ei olnud. See oli see, mis mind üllatas. Et ma arvasin, et te mõlemad olete, aga sina olid eelmine aasta. Aga see aasta ma ei käinud. Ka see aasta.
ka see aasta sa olid laval? Ka see aasta ma olin laval ja see oli ka väga kihvt, see aasta oli isegi lahedam kui eelmine aasta, kuidagi need majanduseksperdid ka funnisid rohkem, et näiteks Nestor ja Koppel tegid endale mingid karakterid, millega nad nagu tegid character comedy't, et Koppel oli Natal X, mis oli nagu ilmselgelt Natali Mets ja Nestor oli Jigi, nagu arvutimängus vaata fight scene, vaata, et sul paned mingid karakterid ja siis Jigi ehk siis nagu Ligi, et üks on nagu ultraliberaal ja teine on nagu sotsialist, aga nad flipivad need ära, vaata, et nagu Nestor muidu on sotsialist ja Koppel on ultraliberaal. Ehk siis see oli komedi, see oli väga naljakas, see oli hästi armas, et nad on mingi, me saame fannida ja nad fannisid, see oli väga kihvt. Ehk siis see oli ka hästi tore. Ehk siis terve selle aja, kui sa olid ära, mul oli väga-väga tõsine töönädal. Ma fannisin. Kuule, sinu töö ongi fannida ju. Ja. Või tegelikult su töö on väga tõsine tööga. Sa töötad sitaks palju. Aga ei, mul on ülihea meel. Lihtsalt see lühifilmi värk on ka tore. Ma vaatasin, et sa kirjutasid ka sellest filmist, mis võitis. Ja tead, see on film Üksik emast koos 9-aastase lapsega ja sellest, kuidas nad hakkama saavad sellega, et ema on pidevalt tööl ja laps tunneb ennast natuke üksikuna ja see, ma hakkan uuesti nutma. Teistel žürii liikmetel minu meelest ei olnud lapsi. Ja mina vaatasin seda filmi kodust, sest ma tegelikult, sest ma ei saanud linastusel olla, sest ma tegelesin granaadikonverentsiga samal päeval. Ja ma sain nendega pärast kokku, ütlesin, et tead, ma vaatasin need filmid ära. Mulle meeldis see film kõige rohkem, aga ma saan aru, et ma olen täiesti erapoolik, et nagu väike laps ja ema, et see on nagu, asi, mida ma mõtestan praegu enda jaoks meeletult palju, et ma ei tea, kas see tunne, mis mul tekkis, on põhjendatud sellest, kes mina oma elus praegu olen või see on nagu päriselt. Ja ta on mingi, see on nagu päris, meil ka sama. Et hästi-hästi hea film nimega Stiina. Ma ei tea, kust seda näeb, kas kunagi kuskil ilmselt ikka näidatakse, aga enne teevad kõik filmid ju festivali ringe mingi aasta 2 tükki, et siis alles jõuavad Jupiteri umbes on ju. Et soovitan meelde jätta ja kuidagi üles otsida. Lühifilm on väga äge žanr ikkagi. Jube keeruline ka. Ma pikka aega ei teadnud nagu, ei vaadanud väga lühifilme, aga mul ühe stsenaristika koolituse jaoks. Ühel hetkel oli, me pidime kirjutama seal lõputööna nii-öelda lühifilmi ja siis me vaatasime ka hästi palju lühifilme, siis ma hakkasin hullult hindama seda žanrit, seepärast, et sul on niivõrd palju vähem aega selleks, et teha kõike seda, mida sa pead filmis tegema. Sul peab olema lugu, peab olema lühem, kontsentreeritum, aga samas ta ei saa olla ühetaoline, selles mõttes, et sa pead kihte looma ja mingi muutus peab olema ka, et seal oli hästi huvitav oligi seda nagu nüansirohkust näha ja seda, kuidas sa ehitadki seda leierdatust on ju sellesse karakterisse ja kõik, et oli väga pull oli näha nagu nii palju järjest. Ja veits oli ka sükseid amatöörimaid, natukene sükseid lõputöid on ju ja kursusetöid ka. Ja see oli ka äge, et sa näedki seda, kuidas et tudeng proovib mingid selliseid asju, et see oli nagu, et sa saad aru, mida üritatakse ja et kuidas see on ikkagi, see ongi raske töö ja ongi nagu lahe näha seda pusimist ka kõigele lisaks. Kas sa oled uudisid ka lugenud või? Kuule, ma olen ja tead... Meil on uudiste podcast, vaata. Ja, ma tean, meil on uudiste podcast. Kuule, ma olen tähele pannud, et Eestis on üks veider mees, üks mingi veider mann on. Ja see mees oli... Mul läks see meelest juba, ja ma vaatasin, et ma olin ise kaugel ära, lugesin mingi Aleksander Suure elulugu ja siis ma korra tegin uudised lahti, siis ma mõtlesin, okei. See korra aastas homovihkamine. ja see oli kuidagi väga lõpus. Ma just lugesin selle kohta, kuidas nagu mingi Aleksander Suure armees kõik omavahel, kõik kogu aeg kõik ja Aleksander ehiti oma parimat sõpra hästi palju ja siis see Rein Veidermann ütles, et issand, kui rõve, 2 sissit. Ta ütles jah, et tema meelest lapsed tuleks sellistest suhetest eemal hoida. Ma ei tea, nagu arvestades seda, kui palju Eestis on üksikemasid, siis nagu kui kuskil on kellelgi isa, siis on päris hea. Jah, ma vaatasin ka Redditis on mingisugused siukesed konservatiivid esindatud, sealt saab ka konservatiivsed jutupunktid tihti kätte, on ju. Mille peale ise ei tuleks, see mõttes nagu väärtuslik. Ja siis seal oli see, et nojah, aga surrogaattemadus on Eestis kuritegu.
No ei ole tegelikult päris. Lihtsalt meil siin ei ole lubatud, aga kui sa välismaal teed seda, siis see on okei. No seal on mingisugused küsimused, seal on legitiimsed küsimused, aga nagu see ei ole siin issue. Pärast, et ta konkreetselt ta ei rääkinud surrogaatemadusest või millestki sellisest, ta ütles lihtsalt, et selliseid väärtusi ei tohiks umbes lastele propageerida. See ei ole väärtusruumis sobilik. Tead, siin on nagu minu meelest kõige olulisem aspekt on see, et nagu nõukogu esimehele on see kohatu statement. Et sa pead, et ameti, et see on nagu ametiseisus kohustab selles mõttes, et nõukogu esimees tegeleb strateegilise suunamisega, ta saab selle eest 3 miinimumpalka kuus. Selle eest sa peaksid tegelikult sõnu valima ja see tegu ei ole kuidagi suukorvistamisega, see käib kaasas igasuguse tippjuhtimise või nõukogus olemisega. See oleks see, et kui me saaksime teada, et Margus Linnamäe on helistanud Postimehesse, Postimehe peatoimetajale ja teatanud, et see on kohutav, et teil Kanal 2 saad teised kontsernid, et teil otse Postimehest saates olid 2 isa, on ju. See oleks skandaal ju. Ei oleks. No ütleme nii, et see tekitaks vähemalt küsimusi. Ei, mitte nii palju kui riigi raha eest. Selles mõttes see on lisaleier. Aga ma mõtlen just seda, et see on lisaks muule asjale, see on toimetuse vabadusse sekkumine väga räigelt. Kõik need kihid erinevat asja, iga nurga alt paha lugu, vaata. Et nõukogu ei sekku toimetuse töösse, aga seal juhtus vist lihtsalt see, et vana mees ja ta vastas telefonile. Aga minu lemmikosa sellest tegelikult, üks lemmikosa seda oli see, et Vilja Kiisler kutsus ta enda saatesse. Läks ka või? Ja siis, aga ma kohe räägingi sulle seda, väga hea, sa ei teagi. Ma ei ole viitsinud. Vilja tegi uudisnuppu sellest. ERR-i nõukogu esimees Rein Veindemann lubas kolmapäeval tulla saatesse. Vilja küsib, ent teatas teisipäeval, et ta siiski ei tule. Ja see põhjendus on imeline, sest et mulle meeldib see, et ta väga mansplainib Vilja Kiislerile seda, kuidas töötab ajakirjandus nii. Ehk siis Veindemann teatas lubadusest taganemisest teisipäeval e-kirjaga, milles ütles saata info avaldamist silmas pidades. See on juba ette reklaamimine ja minu nime kommertslik ärakasutamine. Saage aru, see teema on ühiskonnas tõesti väga kuum. Jah. See on üllatav kohe tõesti, et Vilja ei teadnud, et see teema, et Vilja ei oleks kunagi teadnud, et see teema on väga kuum. Ta võib-olla ei kutsu, äkki ta kutsuta saatesse, sellepärast, et see teema on väga kuum. Sellepärast, et tema tõstatas selle kuuma teema. Kuskilt ütles ka, mul on õigus vaikida. Ja vat oli ka enne. Juba reklaam on saanud 10 polariseerivaid kommentaare. Mees, sa tegid ühe polariseeriva kommentaari. Ja ei, vaata, siin on hästi huvitav on see, et ta ütles, et ta tänab neid inimesi, kes nagu on nagu konstruktiivselt temaga arutanud seda asja, on ju. Aga mul on tunne, et hästi palju kaob ära see loogika, et sa ütled midagi, siis teistel inimestel on õigus reageerida. Sõltumata sellest, kas nad tahavad reageerida konstruktiivselt või ei, neil on õigus selleks täpselt samamoodi, nagu sul oli õigus vastata telefonile ja öelda seda asja ja siis tulemus on see, et inimesed arutavad seda, mis sa ütlesid, kuna sa oled positsiooniga inimene, mitte suvaline inimene Facebookis, kes kirjutab, et ei meeldi, paha, on ju. Et see kuidagi, et sõnavabadus ei saa läbi sellega, et sina plörtid välja mingi suvalise statementi ja siis ütled, et teised ei tohi rääkida, et sind tühistatakse. Ei tühistata, sa ei ole kuskilt, keegi ei ole sind sundinud tagasi astuma. Jah, Kristen Michal korraks ütles, et nagu kohatu on ju, väigipoole peaks tagasi, keegi ei ole sundinud seda tegema. Teised valikud on kehvemad, on ju, ausalt öeldes seal nõukogus, mis siis järgmiseks Varro Vooglaid esimeheks või. Et seal on nagu see, mul on nagu, vaata, mul oli veitsa nagu suva, sest mulle meeldis, et kõik said pahaseks ja siis ma mõtlesin, siis me olime kõik koos pahased ja et seal on 7 kuradi vanameest koos. Las nad siis circle jerkivad oma homondust seal. See oli nii kole sõnastus. Hästi explicit osa. Aga lihtsalt hästi nagu naljakas või imelik on või vastik on see, kuidas ta üritab nagu mingi ennast ohvriks teha või teatab, et verbaalne kähmlus, mis kasvas lumepallina avalikuks kultuuri ja poliitiliseks vastasseisuks, et mitte öelda kodusõjaks ja et see lõi ta tummaks. No jaa, aga sa ju ise alustasid. No täpselt, See on sinu... Sa lähed sõtta, nagu sa ise teadlikult lähed kultuurisõtta. Jah. Nagu see ju oleks ju... Ja see nagu sind üllatab see, et inimesed ütlevad ka, mis nad tahavad. Aga see ju puhtalt eksisteerib, kogu see olukord eksisteerib selle positsiooni pärast, mitte selle pärast, et keegi inimene ütles, et talle ei meeldi.
ei, no sina eraisikuna, nagu ta ütleski, et minule isiklikult ei meeldi, onju, aga sa ei saa eristada oma positsiooni oma töökohast tollel hetkel, kui sa kommenteerid oma toimetuse tehtud asju avalikult ajakirjanikule, onju. Et ma ei tea, noh. Kuidagi, et kui sa seda ei näe, siis mind nagu natuke üllatab, et kuidas sa sellel positsioonil oled üldse, on ju, et tegelikult siin on loogiline ju, et tegu on mingi nagu süsteemiga ja sa oled osa sellest nagu süsteemist ja teised inimesed siis kommenteerivad. Ja, aga seda ma pean rääkima ja tunnustama, et Kristen Michal, ma arvan, reageeris väga õigesti. Väga kiiresti ja väga mõistlikult. See on selles mõttes üllatav isegi, et ta ei ole võib-olla peaministrina kõige paremini silma paistnud ja kõige paremini oma võimalusi ära kasutanud, pigem nagu jätab natuke toitu mulje. Aga see oli konkreetne, selge, väärtuspõhine ja julge. Ma ütleks selles mõttes julge ikkagi. See on teisalt on ka see, et aga kas poliitik peaks hakkama ju ERR-i avalik-õigusliku organisatsiooni tööd nagu reguleerima, on ju. Aga ta kaitseski seda väga õigesti. Ta ütles just seda, et keegi ei tohi, esiteks, et väärtused on head. Mitmekesisus ongi ERR-i pointi ja siis seda, et ERR-i toimetuse vabadusse ei tohi keegi sekkuda. Mis on, kuldsed asjad, mida sa tahad väga kuulda peaministrilt. Ja infotunnis andis ka päris toredaid kommentaare selle kohta. Et jah, nõus. Aga kuna ma olin eemal, siis ma seda teist poolt ja näidib, ma ei tea, kas Isamaas keegi ütles ka, et väga hästi paneb või midagi. Vist ei olnud. Üldse ei huvita. Aga tead, Isamaast rääkides, siis mulle jäi teine asi ka silma. Ja see oli, see valmistas mulle kuidagi hästi palju rõõmu. See on see, et Teatrum ja siis veel üks teater, eks ju, ei saanud seda toetust ja siis Heidi Purga andis neile erakorraliselt toetust. Seal on muidugi see nüanss nüüd, et keegi ei ole sellega rahul ka, et anti. No jah. Miks sa siis üldse seal konkursil osaled? Etendusasutuste liidu juht näiteks ütleb, et miks minister kord leiab raha ja kord mitte, rääkis sellest. Kogu aeg toetustega alati sama jaur. Aga igatahes Heidi Purga andis erakorraliselt raha ja siis Karl-Sander Kase Isamaast kirjutas postituse sellest, kuidas et kas keegi saab ja siis miks keegi saab ja miks keegi teine ei saa. Ta ütles, et minu hinnangul läheb asi juba ma ei tea, miks ta saarlane on, aga no ju ta siis praegu on saarlane. Meie Karl-Sander Minu hinnangul läheb asi juba jaburaks. Oli komisjon, mis langetas otsuse. Selle otsusele võib vaielda, aga nüüd minnakse mingi tunnetuse pealt toetuseta jäänud teatrit päästma. Kuidas peaksid sellesse suhtuma nüüd need asutused, mis ei pälvinud komisjoni ega ministri tunnetuslikku poolehoidu? Kas see, kui minister pole mõnda teatrisse varem sattunud või lehes selle kohta lugenud, tähendab, et seda teatrit ei pea toetama? Äkki ei peaks teatreid üldse nii-öelda mineviku töö pealt toetama? Ja nii edasi. Mis mulle valmistas rõõmu, oli see, et see tekitas ootamatus üks Kultuurisõja. Ja see oli nimelt see, et Meelis Oidsalu kirjutas selle kohta midagi oma Facebookis ja siis sellele vastas Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi, kes teatas, minul on hea meel. Hõbekas kõlab rohkem nagu, minul on hea meel teatrumile. See ei ole Hõbekas, see ei kõla. Ühesõnaga, ta ütles, et minul on hea meel teatrumile. Lugesin õudusega Karl-Sander Kase mõtisklusi teatrite rahastamise ja kapitalismi õitsemise üle. Õnneks leiti lahendus, mis ei pööranud kultuurile selga, vastupidine oleks olnud väga valus. Elus on kordi, kus ükskõik mis põhjusel tehtud vale otsus jääb eluks ajaks kaasas käima ja ma usun, et teatrumi alla laskmine oleks Purga mantlile jäänud aegade lõpuni. Ma näiteks ei oleks teda enam kunagi näinud mingi muu prisma läbi. Oh, wow. Ootamatu. Ja siis sellele vastas Riina Solman, kes teatas, Priit Hõbemägi, see on nagu tag, eks ju, nõus. Ma ei saa isegi aru, mis kohaga ta mõtles seda kirjutades. See on nagu, esiteks Nightmare Blunt Rotation. Lihtsalt see, et see kõik nagu Oidsalu seina all läheb, lihtsalt mingi veidrate inimeste veider happening käima. See on väga naljakas. Teisalt see ongi nagu kummaline, et sul kõigepealt on mingi siuke avalik raha küsimusi konkurss on ju, siis Purga on mingi ma annan teile ka on ju, aga see ei ole esimene kord, see ei saa olema viimane kord, iga kord, kui mingi suurem teater või mingi austatud, hinnatud teater, eksperimentaalsem asi on ju, mis iganes, jääb rahast ilma ja piisavalt kära tehakse, siis keegi ilmub kuskilt rahapakiga välja. Olgu see riik või linn, tihtilugu tuleb, vaata Paide teatri kinnipanemine oli näiteks hästi suur löök on ju ja selle üle oli suur arutelu on ju, aga see oli üks väheseid, kus ma mäletan, et päriselt pandigi kinni. Et
ma mäletan, et kui see esimene Teatrumi ja rahast ilma uudis tuli, siis me kodus arutasime seda ja ütlesime, et no aga tegelikult ju ei jäänud. Küll ta varsti tuleb. Nagu kuidagi see raha tuleb ühest, teisest või kolmandast kohast ja siis juhtuski, on ju. Et see on mustrina hästi tavaline. Ma olen nagu Kasega selles mõttes nõus, et aga miks sa üldse seda konkurssi teed siis, on ju. Aga teiselt poolt poliitikul on õigus teha poliitilisi otsuseid. Nagu ministril on õigus kuskilt pajast võtta see raha, kui ta tahab, on ju. Kultuuriministrid armastavad raha pajast võtmist. Nagu kultuurnikud ikka. Teiste raha. Laiali jagada oma suva järgi. Oma sõprade. Sa ei saa aru, et ma bitti teen. Ei, ma saan aru, et sa teed. Ma lihtsalt ei oska kuidagi reageerida sellele. Yeah, that's fine. Jah, või ei, või... Ja ma ei tea. Ma ei tea, ma lihtsalt tean, kui vähe raha on... Igal pool. Mul on nagu huvitav olukord elus, et mul on kõigest hästi suva. Kuule, ma tahtsin ühte asja veel arutada sinuga. Jah. Ma avan selle faili vaata, teatrist rääkides lihtsalt on ju uus etendus on meile tulnud. See on siis Von Krahlis, kui ma eksin. Me olime Murdja, kus on Tiina Taurate ja see üks see nüüd esilinastus, ei olnud esilinastus ju. Esietendus, issand jumal. Kuduvasti oli väga hea, ma ise ei ole jõudnud, meil vasti lähen loodetavasti. Aga seal oli ju skandaal ka, kus see räägib sellest, kuidas vanem naine on koos noorema mehega, nagu boy-toy. On ju. Ja oli selline episood, kus Tiina Tarate ja see noornäitleja veetsid ühe õhtu koos hotellis, selleks, et seda näidendit promoda. Ja Märt Pius võttis selle, või M-kumb neist? Märt Koik. Täiesti erinev. Vaata, 4 tähte, issand jumal. Vaata, see juhtub, ma olin puhkusel, okei, ma olen puhkusel, nii, Märt Koik. Võttis ette selle, et see on väga halb, et ei tohi teha nii. Mis sa arvad sellest? Ma ei ole üldse nii kursis, aga mina sain aru, et nad tegid seda otsast lõpuni eksperimendina. Kokku lepitud eksperimendina, et meil on siuke tükk, nii et me teeme sellist asja. Siis anna minna. Mina arvan, et siis anna minna. Ja seal on võib-olla jah see, et kas see tudeng saaks öelda ei, aga kas ta oleks tahtnud öelda ei? Aga kas see oli tema tudeng või? Ja ei, see oli see sama näitleja, kellega ta koos oli seal. Nad tegid põhimõtteliselt etenduse läbi seal vist või reaalses keskkonnas, sest et see etendus tõmbab hotellid. Ühesõnaga, minu arust see oli väga hea reklaamikampaania, right? Oli see point lihtsalt. Fair enough, seda küll. Ma ei tea, kes meelega või mitte. Ma ei saagi aru, ma ei tea, vaata, ma ei ole üldse nii kursis sellega, ma nagu üldse ei viitsinud kurssi ajada ennast ka sellega. Ma nagu lugesin veits ja siis ma mõtlesin, et et kui see oli selline lamp tulemuga hotelli, ma annan sulle rolli, siis see on jah veider, on ju, aga mul jäigi mulje, et see oligi rolli research, mida ma ei näe. Sul etendus toimub vanema naise ja poisi vahel hotellis nii-öelda kogu see setting ongi see. Ja siis... Et minu meelest see ei olnud nagu nii suur asi. Ei, see ei olnud minu arust ka. Ja see ei ole isegi ainult nagu see gender flippimise küsimus. Ma arvan, et see oli väga hea reklaamikampaania. Ja räägi ka mõnest teemast nüüd. Kohe pärast seda, kui me lõpetasime neljapäeval lindistamise siin eelmine 2 nädalat tagasi, siis tuli minu arust üks kõige naljakam uudis üldse tuli välja. Kuidagi juhtus, vaata Bessedinist räägiti üli palju ja siis kaevati välja kõik lepingud, mis Bessedini ja tema perega on tehtud linna poolt, on ju. Ja siis sealt kõigepealt tuli välja see, et tal on mingi õde on kuskil suvalise koha peal linna ametis tööl, on ju, lasti lahti. Siis oli selles samas loos, mis ma Õhtulehest vist lugesin, äkki oli kirjas ka seda, et 2021 aastal saadi teada, et Oleg Bessedin töötab kuskil koolis Tallinna linnasüsteemis sellepärast, et Tallinna linnal on siseveeb, kus automaatselt õnnitletakse sünnipäevalisi, kus seal oli siis, et sa teed siseveebi lahti, on ju, hakkad oma mingid teateid lugema. See on kirjas palju õnne sünnipäevaks Oleg Bessedin. Niimoodi saadi teada 2021 aastal juba ja siis lasti ta lahti. Aga nüüd siis see uudis, mis oli Ekvard Joakit, Marvel Riik, Priit Pärnapuu teevad uudise. Vana tead. Top tiim, aga juba 7. november, aga see on nii uudis, et ma räägin sellest. Löödi minema, aga ujus tagasi. Oleg Bessedini koondatud isa palgati abilinnapea selja taga uuesti tööle. Recap on see.
et Oleg Besedini isa töötas nüüd Merekultuurikeskuse nimelises asutuses, mida kõikides venekeelsetes postitustes, Facebooki eventides ja igal pool mujal venekeelsetes Fienta üritustes nimetatakse ikkagi Tsentr Russki kultuuraks millegi tõttu. Merekultuurikeskus, ma eeldaks, on moorekultuura, mis iganes. Aga näed, vene keeles kummaliselt igal postitusel alati kirjas Tsentr Russki kultuura ikka veel, igal juhul. Tema siis ta töötas seal majahaldurina ilmselt või midagi sellist. Ja siis ta lasti lahti, sest ta on Oleg Besedini isa ja ta teeb ilmselgelt nagu Olegiga koostööd ja nii edasi ja koondati ära, tähendab, ei lastud isegi lahti, koondati ära. Ja siis natuke aega hiljem ta võeti salaja tööle tagasi poole kohaga ja selgitus oli, et ta on ainus, kes oskab õigeid nuppe, ta teab, kus lavanupud asuvad. Tal on, ja see poole koha palk oli kõrgem kui muidu palk. Ta oli siuke nupumees. Ta oligi reaalselt kogu selle kultuurikeskuse nupumees. Aga kõige, et minu jaoks on natuke nagu arvutimängus, vaata, sul läheb sassi ja sa respawnid sinna kohta, kus sul oli viimane kontrollpunkt. Et nagu ta lihtsalt respawnis tagasi Merekultuurikeskuse nuppude taha. Ta on nagu siuke NPC, et kui ta ära kaob, siis ta tuleb tagasi sinna. See on minu jaoks nagu tore mõte. Et ta lihtsalt, ta ei saagi ilma olla seal. Ja siis küsiti sellelt Kaarel Ojalt, et ma eeldan, et siis... Abilinnapea Tallinnas. Jah, et ma eeldan, et üks nendest kolmest helistas talle, et kuule, et aga Besedin on siis tagasi palgale võetud, ma vaatan. Ja siis Kaarel ütles kõigepealt, et no see ei saa päris olla, see peab mingi teeksite. Aga siis öeldi, et ei, et on seal kultuurikeskuses teil töötab, siis ta ütles, et ausalt öeldes minu pea seda ei võta. Sain sellest teada eile, olen küsinud selgitusi nii kultuurikatla juhtidelt kui palunud olukorda hinnata ka sisekontrolli. Käib ringi ja otsib lihtsalt iga kord, kui Kaarel räägib ühegi ajakirjanikuga, siis ta on väga segaduses. Nii põnev, nii veider. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ja, ta on selline kusjuures, ja. Ta on alati nagu, tõesti või? See on küll väga huvitav. Ta on hästi entusiastlik inimene, hästi tore inimene. Ehk siis ta lihtsalt respawnis tagasi. See on nii naljakas. Ma räägin sulle veel paarist uudisest. Jaa, sa räägid praegu hästi kiiresti, sa oled väga entusiastlik. Ma olen väga entusiastlik. Hinga ka ikka. Ma olen väga entusiastlik selle suhtes, et jõulud tulevad ja kellel meist ei oleks jõuludel vaja abilist, lisatööjõudu. Kui sa tahad. Kas sa tead, mis on jõuluvana lemmik pakkematerjal või? Soome jõuluvanal. Lemmik pakkematerjal Soome jõuluvanal. Ja, poroloon. Ahaa. Nagu põder ja poroloon. Ja, nii, sorry, aga räägi ja. Kellel oleks vaja abilist? Ma ikkusin su bitti ära. Et kui sul oleks vaja jõuludeks abilist, siis just otsustati, et 7–12-aastased võivad koolivaheaegadel roppu moodi tööd tegema hakata. Jaa, issand. See oli üks viimaseid asju, millest ma ajakirjanikuna Postimehes kirjutasin. Et palgake endale palun üks lapstööjõud, siis kõigil on võimalus palgata endale lapstööjõudu. Kohe loen, hakati eristama, et palju võib töötada, koolipäeval võib laps töötada 2 tundi. Aga nädalavahetusel ja koolivälisel päeval võib siis töötada nüüd 5 tundi päevas, et 5 tundi päevas igaüks võib endale võtta ühe lapstööjõu terveks jõuluvaheajaks, et see on minu meelest see on hästi selline, ma ütleks lausa innovaatiline lahendus laste töötamisele, et muidugi võiks lapsed veel rohkemgi tööd teha, miks 5 tundi, miks üldse reguleerida? Ja kas minu arust see on lubatud siis teatud olukordades oma vanemate ettevõtete jaoks töötamisel, aga nagu see selleks, see on täiesti pull, ja. See ilmus seadusesse umbes eile ja täna koputati ära, et see vanemate ettevõtted, see on teine asi. Aga mis seal juhtus on see, et punkt, et laste puhul on täistööaeg 2 tundi päevas oli seaduses ka varem, kuid eile lisati täiendus, mis eristab töötamist koolipäeval ja koolivälisel ajal. Seejuures lubades 7–12 aastastel nädalavahetusel töötada varasema 2 tunni asemel 5 tundi päevas. See lihtsalt ilmus seadusesse ja kas sa kujutad ette, kuidas seda selgitas MKM-i avalike suhete osakonna juhataja? Ma ütlen sulle, mis ta selgitus oli. 7–14-aastaste temaatika läks sisse seetõttu, et kõik tööajaga seonduvad alaealiste muudatused oleks ühes kohas. Ta selgitus oli, meil on niimoodi lihtsam. Me panime selle ka sinna. Me kiiresti ajasime asja ära, et nagu
kuidagi puudub arusaamine, et see võiks olla asi, mida arutada, võib-olla kuidagi ühiskonnana või kaasata või vestelda või tema tahab ikkagi endale jõuluks lapstööjõu võtta ja selle ta on seadustanud ära. See on mu kõikide aegade lemmik interneti meem ja ka asi, mida ma tsiteerin nagu relevantselt ja poliitilistes diskussioonides, mis on see nali, et aastal 1920 me võtsime lapsed ära söekaevandustest, aastal 2020 on kõige populaarsem mäng Minecraft, The Children Yearn for the Mines ja see on no, aga ainult kergeid töid saab teha nagu näiteks modellitöö või filmis olemise töö. Aga no, jah, oma vanemate jaoks saab ükskõik mida teha ja siis saab teatud alaealised saavad alkoholi serveerida ja saavad või? Ja vist ma ei mäleta, mis aastast alates, aga nagu see on mis meil viga on? Mis meil riigina viga on? Ei, no vist, et seal istuvad niisama. Mis sa passid seal? Passid seal, hakka tööd tegema. Vot, siuke uudis. Ja siis on ka uudis see, et Tallinnas ei ole ühtegi uudist. Madis Indre tegi hästi naljaka intervjuu Kristjan Järvaniga, kus nad käisid kogu Tallinna läbi. Ekspressis saab lugeda ja siis Hindre küsib, et aga mida te siis siin muudaks ja siis Järvan ütleb kõige peale, siin ei muudaks midagi. Isegi mingid kiirusepiirangud, kus küsitakse, et et siin on madal kiirusepiirang, et kas jääb nii, ta on mingi see on päris hea siin kõige kohta. Aga mis ma sealt sain teada on see, et Hindre oli unustanud oma rohelise kaardi maha. Järvanil oli kaasas, piiksutas läbi. Hindre hakkas kaarti otsima, ütles, kurat, mul kaarti ei ole, kas Mupo teeb nüüd trahvi ja Järvan ütles talle, Riigikohtu lahend on olemas, tegelikult nad ei saa sulle trahvi teha, kui sul on sõiduõigus olemas, aga me ei reklaami seda. Ta ei reklaaminud seda terves Ekspressis. Jah, et nad, mis on tema kui transpordi eest vastutav abilinnapea jätkuvalt. Nad ei saa sulle. Nad ei saa trahvi teha sulle. No Mupo ei saa selles mõttes, jah. Aga et siis teate, et tegelikult on täiesti suve ja nad ei saa sulle trahvi teha, Riigikohtu lahend on olemas, aga seda ei reklaamita. Kristjan Järvani sõnul. Kristjan Järvani sõnul. Väga põll, issand. Madis, kui sa kuulad seda, tervitus, big love. Pole ammu näinud. Hästi tore lugu oli. Tõesti, väga pikk, väga lõbus. Nad lihtsalt vaatavad eri kohti, kus Järvan on mingi, no ma ei tea, pole prioriteet. Ja siis isegi see vana Kalamaja tänav on ju, kus siis kiusatakse autojuhte Järvani sõnul sellega, et teed on liiga kitsad ja parkimiskohad on keerulised. Ja siis Hindre küsib, et okei, et aga siin siis joonime ümber on ju, et teeme niimoodi, et tänav on natuke laiem ja nii edasi, et tegelikult on ju lihtsasti odavalt parandatav ja Järvan vastab, ei no nii odav tegelikult ei ole nii, et see jääb ka nii nagu on. Et kõikide asjade peale oli, ei no tegelikult jääb nii. Rattateed, võtad üles või ta mingi, ei, rattatee jääb nii nagu on ikkagi. Me ei hakka siin mõtlema. Sul on järgmine olemas. Jaa, ma tahan ikkagi rääkida Haapsalust ja Urmas Suklasest ja sellest, mis ta pealtnägijas ütles. See on nagu nali ilmselgelt. Ma ei tea, mis ta ütles. Sa ei tea, mis ta ütles? Ei. Suklas, kes on olnud hästi pikaaegne Haapsalu linnapea, kaotas valimised. 93. aastast linnapea ja ta vist valiti niimoodi, et tal sõbrad ütlesid, et hakka linnapeaks ja ta sai tegelikult 38 häält ja siis ta hakkas linnapeaks. Ja. Huvitav ametisse kukkumine. Ja nüüd ta kaotas. Lõpuks. Et ta on 22 aastat. Ja pealtnägija tegi temaga pika loo ja Taavi Eilat küsis ta käest, et kuidas läks nii, et teiesugune kogenud poliitik veel enne valimisi rääkis, kuidas te kindlalt võtate valimisvõidu Haapsalust, tõenäoliselt absoluutse enamuse ja lõpuks olite Eesti suurim kaotaja. Ja selle peale Suklas vastas, et kas nüüd suurim kaotaja võib olla suurim võitja, et kirik on keset küla? Aga võib-olla see meie või minu taktika läks natuke nihu. Ma arvasin, et kui ma olen selline enesekindel, siis need, kes on minu eest eelnevatel valimistel hääle andnud, et need näevad, et midagi halvasti ei ole linnas näinud. Pigem kõik 4 viimast keerulist aastat on hästi üle elatud ja finants on ka nagu linnas paremaks läinud. Et nad tulevad mulle kaasa ja ju nad tulevadki. Aga kuna Haapsalus sureb inimesi rohkem kui sünnib, siis ma arvan, et päris palju minu valijaid suri selle 4 aastaga ära lihtsalt. Haapsalu, Eesti Florida. Eesti Florida, ma võib-olla nii, et suri tegelikult. Ei, aus, tegelikult aus. Väga otse öeldud, ilmselt natuke liiga otse, aga võib-olla tõsi. Järgmine küsimus on, aga ilmselt ka paljud hindasid seda teie enesekindlust hoopis teie ülbusena ja siis ta vastab, nojah, eks ma tagantjärele mõtlen, et ei oleks võib-olla pidanud nii ütlema, aga ma ei ole ülbe.
aga ega ma väga lolli juttu ei viitsi kaua kuulata, nii et sellest on võib-olla selline kuvand mulle külge jäänud, et suklas on ülbe. Ma olin, et surid ära lihtsalt. Toetavad mind ikka suund lihtsalt. Surid ära, aga ma ei ole ülbe. Ei, ma ei ole ülbe. No, eks see nii käib, jah, selles mõttes. Paljud inimesed kasvavad koos oma valijatega. Aga ja see on ka siuke generatsiooniline asi, et see nagu, vaata, minu jaoks on see hetk, kui need praegused keskealised või natuke üle valged mehed ära surevad, aga mina keskealine valge mees ja siis minul on oma keskealise valge mehe mingisugune agenda, mis on täiesti lahus sellest, mis on siis 20-aastastel tõenäoliselt. No võib-olla ei ole ka, aga pigem on tõenäoliselt. Nii et suklase valijad surevad ära ja mul on väga kahju ta pärast, aga õnneks tal on juhtunud selline asi, et tal veab. Sest keegi tegeleb probleemiga. Nimelt juba 6. novembril Kristi Raidla ERR-is on kirjutanud, et uus võimuliit püüab Haapsalu elanike arvu kasvule pöörata. Haapsalus sündis uus võimuliit, koalitsioonileppe sõlmisid valimised võitnud erakond Isamaa ja valimisliit Terve Haapsalu ja uus võim püüab Haapsalu muuta atraktiivsemaks elukohaks ja linna elanikkonna kahanemise kasvuks pöörata. Nii et siis võib loota... Valijaid juurde tuua. Jah, et võib-olla siis... Võib-olla ma ei tea, et suklase valijaid kolib rohkem sinna või võib-olla nad tõusevad hauast üles nagu zombid. Ja see võib olla variant jah, et nad lihtsalt et Arnold Rüütel vaata tahtis inimesi külmutada, et siis tegelikult suklas võib ka oma valijad ära külmutada ja siis iga aasta natuke välja tuua külmast uuesti. Jah, Tšaikovski spaas paned sinna mudavanni ja siis tuleb. Tõmbad välja. Ja. Mingi siin ta rääkis kuskil sellest, et tema kohta öeldi mudamaffia või midagi, sest nad seal 90-ndatel võtsid võimu ja mahkerdasid ennast võimule ja siis ta sellest ajast alates on. See tundub nagu lege vend, kellest ma ei tea mitte midagi sellist huvitav minu meelest lihtsalt. Jaa, kui me läinud oleks mingi formaat, kus me saame sellised huvitavad asju uurida. Tead, ma ise mõtlesin täpselt sama, et oleks midagi. Aga uuri, jah. Aga vaata, nüüd ma räägin sulle ühe lookese veel, mis on tulnud poliitikaradarist, Jaaganti poliitikaradarist, kus nad räägivad, kus Jaagant kirjeldab seda, et ikka ei ole linnapead, on ju. Tead, ma räägin sulle midagi, vaata, ma töötasin veel Ekspressis siis, see oli mingi 2 aastat tagasi äkki ja oli selline asi, et siis oli, ma ei mäleta, mis see case oli täpselt, aga vaata Jaagantile need poliitilised meemid on seal juures ja siis ta näitas mulle ühe korra ja seal oli see ja seal olid klapid peas seal pildi peal ja siis ta umbes tekst oli selline, et umbes Parvel tellib ja Lea DJ paneb peale või midagi sükest. Ja siis ma ütlesin talle, et aga pane DJ Lea, et siis on arusaadavam. Ja ma ei ole kindel, kas sellest tekkis see DJ Lea meem või ma alateadlikult võtsin üle meemi, mis oli juba olnud. Aga igatahes võib-olla ma potentsiaalselt olin DJ Lea sünni juures. Et võib-olla sina tegid selle. No aitasin Jaagantil teha. Võib-olla. Aga võib-olla see oli enne olemas ja ma alateadlikult poetseerisin. Võib-olla. No igal juhul ta kirjutab sellest, et ei ole linnapead juba pikalt, on ju. Ja siis ta toob välja 2 tsitaati, mis on minu meelest lihtsalt naljakad. Et esimene tsitaat on Riina Solmanilt, kellest me oleme täna palju rääkinud, ehk siis 2 korda. 1 korra või 2. No nüüd on teine, jah. Kus ta ütleb ERR-ile nii olulise figuuri nagu Tallinna isiku... Nii olulise figuuri nagu, see on sõna-sõnalt tsitaat, nii olulise figuuri nagu Tallinna isiku nimetamise protsess peab olema nii delikaatne, et me ei põhjusta isikule endale, tema keskkonnale ja lähedastele probleeme. Jaa, see on kohutavalt delikaatne positsioon, see Tallinna linnapea nõuab tegelikult erilist hoolt. Mis kuradi kaitse all part see on? Punasest raamatust leiame ettevõtjad. Kõigepealt me peame, esimene asi, mida me peame, on see, et me peame childproofima ära Tallinna linnapea kabinetti, sellepärast, et seal on nii palju ohtusid. Kas sa tead üldse, kui palju ohtusid võib olla maailmas tegelikult? Isikule endale ja tema keskkonnale. Jaa, mõtle, sul võib olla näiteks selline asi, et näiteks üks variant on see, et Klandorf on pannud lutika või Klandorf leiab lutika, eks ole. No, mõlemad pidi võib olla. Aga ta võib ennast ära lüüa. Ja issand jumal, linnapea, kui ta ennast ära lööb, kujuta ette, linnapea lööb ennast ära, noh. Õudne. Et me ei põhjusta temale endale, tema keskkonnale ja lähedastele probleeme. See on ikka nagu... Mis asi see linnapea sinu meelest on? No vaata, tegelikult eks see on probleem, kui sa lähed Keski ja Isamaa linnavalitsusse nagu ettevõtjana. Ma eeldan, et ettevõtjana nad ei ole olnud ettevõtja tegelikult, nad on olnud poliitikaväline.
nii et jah, huvitav. Aga ma ei kujuta, praeguseks ma pean tunnistama, ma ei kujuta üldse ette, kes see olla võiks nagu. Mul ei ole vähimatki aga Urmas Reinsalu ütleb sulle, meil on mitu head kandidaati, shortlist on olemas, kellega on räägitud, töötame nendega. Neil on shortlist olemas. Trump võiks tulla linnapäevaks. Jah, siin Venemaa piiri äärde. Hea lähedal läbirääkimisi pidada. Babampš. Need olid siis minu viimased ja minul on majandusvaldkonnas tähelepanek, et ERR-is jällegi esimeses stuudios oli küllas Alexela juhatuse esimees Marti Hääl, kes ütles, et praegused madalad kütusehinnad pakuvad tarbijatele kindlasti palju rõõmu, kuid pikas perspektiivis tuleb see kaotatud kuidagi tasa teha. Ja ta ütles, et stabiilne etteaimetav kütusehind on väga väärtuslik ühiskonnale ja turule. Põhimõtteliselt see, mida ta ütles, on see, et ta see on hästi tendentslik tekst, aga ta ütleb põhimõtteliselt seda, et Neste käivitas hinnasõja ja et Nestel on oma rafineerimistehased ja nad saavad odavamalt seda tasu sisse võtta. Ta avaldas selle, et suurusjärgus on sent posti hinnast alla on 1 miljon aastas kulu. Ja põhimõtteliselt ta ütles läbi lilleda seda, et ostke kuni saate, varsti lähevad hinnad rängalt üles. Nii et lihtsalt tead, see on siuke huvitav lugemine, sest ta on korraga nagu tendentslik ja korraga hoiatav ja korraga siuke hästi läbi lillede, hästi viisakalt ütleb sulle, et see ei ole normaalne praegu ja et me varsti saate kõik uuesti maksma hakata mõnusalt. On see, mis seal läbi kõlas, jah? Tead, kommertsteadaandeid, no mina kutsun karakterpaari Tatari 64.2 muidugi alati ikka. Aleksandr Popovil on ikka veel tuur käimas, kus saab Pärnus on laupäeval show ja pühapäeval on Uues Laines show ja loomulikult on minul ka häid uudiseid kõikidele jõulukingi otsijatele. Ain Vaida teeb stand-upi selle aasta viimane 27. detsembril ja see on selline show, kus ma panen kokku kõik viimase aasta poliitilised naljad, mis mul on olnud, et need oleks nagu ühes asjas koos. Mul on tunne, et mul sellist formaati pole olnud, et seal on natukene sette, mida ma olen teinud muudel showdel aasta jooksul, siis on Arvamusfestivali ja Granaadi majanduskonverentsi ka, et kui sa oled kõike seda juba näinud, siis palju uut ei ole, aga kui sa vähemalt poolt sellest ei ole näinud, siis vähemalt mingi osa on uus. Tead, ma olen su showsid näinud küll ja veel ja aeg-ajalt ka niimoodi, et ma olen käinud nendel open mic'idel, kus neid harjutad ja kõike seda ja tead, iga kord on ikka lõbus. Siis Fientas teeb piletid, panen lingi siia alla, ainvaida.ee saab kätte ja sellega ongi ju kõik. On küll kõik, jah. Suur aitäh ja see on Suvariik ja Patreon.com /Suvariik ja väga palju uusi osasid, väga tore on, väga lahe. SOS Suvariik, tšau.